On hetki, kus me teeme õige sammu valel ajal ja see ei tee meist halbu. See teeb meist inimesed, sest ka armastus võib eksida, kui ta ei arvesta rütmi. Ka hool võib haiget teha, kui ta ei küsi luba, võib olla see, mida mina tegin. Tundus tol hetkel õige, aus, teadlik puhas kavatsus, aga võib-olla oleks õigem olnud olla vähem tark ja rohkem kohal, mitte seletada, mitte parandada, vaid kuulata ka siis, kui vaikus oli ebamugav. Psühholoogiliselt oleks aidanud see lasta emotsioonidel olla segases, mitte panna sõnu tunnetele, mis alles otsisid kuju, mitte nõuda selgust, kui närvisüsteem oli veel lahti, sest mõistus tuleb alati. Hiljem holistiliselt oleks aidanud see austada teise rütmi, usaldada, et kogemus õpetab rohkem kui sele. mitte kiirendada. Loomulikku lagunemist ja uuesti sündi kasv ei toimu sirgjooneliselt, ta vajab ringe vahemaid vaikust inimlikult. Oleks aidanud see Öelda vähem, lubada rohkem, mitte võtta vastutust teise tunde ees. mitte kanda süüd, mis ei ole minu. Ja samal ajal mitte süüdistada, sest pärast lahkuminekut ei vaja inimene analüüsida, vajab turvalisust, ruumi, aega, enese taastumist ja võib-olla oli suurim viga see, et ma jäin liiga nähtavaks. Hetkel Mil oleks pidanud vaikselt taanduma, mitte kaduma, vaid mitte suunama. Oleks võinud öelda, ma usaldan sinu teed, ma ei tea paremini, ma olen olemas, kui sa küsid ja siis päriselt lahkuda. õpetamata. See ei ole loobumine, see on austus ja kui ma vaatan sind ja ennast, siis ma näen nüüd, me ei olnud vaenlased, me ei olnud valed, me olime erinevas kohas samal ajal ja see on piisav põhjus, et lasta lahti. Ilma vihata, ilma parandamiseta, ilma vajaduseta olla mõistetud. Vaikne, selge lõpp. Kui midagi õppida sellest kõigest, siis ainult seda. Armastus ei ole see, kui ma näitan teed, armastus on see, kui ma ei seisa